politseid tulid selle ruumi sisse, ma ei mäleta, kas nad isegi ütlesid mulle midagi, ma ei tea, nad lihtsalt nagu võtsid mu kaasa ja viisid mu autosse. Aastavahetuses oli hullult inimesi väljas ootamas, hullult inimesi sees. Ja lihtsalt kõik vaatasid ja ma olen nagu täiesti kindel, et nad mõtlesid, et ma olen mingi narko. Hei vlog, it's Bananovitš ja tänane video ilmselgelt ei ole vlog. Täna ma filmin teile hoopis storytime ja sellepärast ma küsisin teie käest Snapchatis, mis videot te tahate kõige rohkem kanalil näha ja tegelikult kõige populaarsem vastus oli meigi kollektsioon. Aga ma ütlen uuesti, et mul on hullult palju meiki, nagu reaalselt mul on väga palju meiki ja sellepärast mul ei ole see nagu ilusti ära sorteeritud. Esiteks ma ei leia lihtsalt normaalseid konteinereid, ma tean nagu mujal maailmas mingi IKEAs ja seal nagu müüakse normaalseid selliseid meigisahtleid ja värke, aga ma lihtsalt ei ole Eestist neid mitte kuskilt leidnud. Ja mul lihtsalt nagu ei ole see kenasti ära sorteeritud, mul on nagu natuke meiki siin, natuke meiki seal, hullult palju meiki siin ja hullult palju meiki seal ka. Kui ma filmiksin selle video, see oleks nagu mega unorganized. See on lihtsalt nagu, ma näitaksin, mis asjad mul on, saate aru. Ja kui te seda ikka veel väga tahate, te võite mulle all kommentaarid öelda ja sellele videole thumbs up'i panna. Also pange videole thumbs up, sellepärast ma filmin oma jõulukuuse juures. Oleks see peaaegu maha kukkunud, issand. Aga jah, ma filmin oma jõulukuusega sellepärast, et praegu viimane aeg veel jõulukuuske üleval hoida ja jõulukuusega videoid panna, kuigi tegelikult me kõik teame, et ma ei võta seda kuuske niipea maha. Lihtsalt ma hiljem enam ei saa näidata, et see mul on üleval, sellepärast, et see lihtsalt pole sotsiaalselt aktsepteeritav. Pane thumbs up, kui see on samasugune. Aga see video tuleb hoopis storytime, sest ka storytime nõuti mult väga-väga palju. Ja kui mul küsiti, et filmi storytime, mul tuli kohe meelde üks konkreetne story, mis juhtus täpselt nagu aastavahetusel. Ja praegu on ka selline jõulude aastavahetuse vaheline periood. Ehk ma mõtlesin, et kui sellest loost üldse rääkida, siis praegu, sellepärast, et see lugu on väga selline controversial. Ja ma sain just teada, et mul vanemad näevad mu videoid ja mul tuleb suur pahandus, kui nad seda näevad, sest nad pole sellest midagi kuulnud, aga samas juhtus nii palju aega tagasi ja nagu nad ei saa enam mulle midagi teha, aga still nagu palvetage mu eest. Aga see on lihtsalt nagu nii hea lugu, et ma ei taha seda rääkimata jätta. Ma olen seda lugu rääkinud juba oma ingliskeelse kanalil ja ma olen sellest ka natukene maininud nagu sellel kanalil, aga pole siin eraldi teinud sellist nagu full detailset storytime'i. Ja siis ma küsisingi teie käest, et kas te tahaksite seda, kuigi te olete nagu natukene kuulnud sellest. Ja kõik ütlesid jaa, nii et siin ma olen filmin seda videot. Pane thumbs up, sellepärast ma võib-olla suren ära. See lugu, nagu ma ütlesin, juhtus siis aastavahetusel, aga see oli aastaid tagasi, kui ma olin alles 17. Ja minu sünnipäev on 23. jaanuar, ehk siis aastavahetuse õhtul on mul ainult 23 päeva oma sünnipäevani. Nii põhimõtteliselt ma olin 18, nagu seadusega jah, ma olin alaealine, aga mis see 23 päeva ikka teeb, nagu saate aru, et põhimõtteliselt ma olin juba 18, et nagu jätka see meelde. Ja aastavahetusel ma tahtsin olla oma parima sõbrannaga, tolleaegse parima sõbrannaga ja üldse nagu kõik jaanipäevad, aastavahetused, sellised üritused me alati veetsime koos. Ja mina ise olen tegelikult pärit Elvast, nagu te teate, on ju. Kõik Elva joke'id, tulge siia, on ju. Ja see sõbranna ei ole pärit Elvast, aga ma ei ütle, kus ta täpselt pärit on, aga ta on pärit Elva lähedalt väiksest kohast. Ja siis me mõtlesimegi, et võiks tulla aastavahetusel hoopis Tartusse, sellepärast, et siin actually toimub midagi. Ja lisaks mul oli Tartus ka korter juba olemas, kus mul nagu vanemad lubasid jääda, sellepärast, et gümnaasiumis ma käisin juba Tartus, ehk siis ma nagu vahepeal jäin ööseks nagu sinna korterisse, sest et siis mul oli lihtsalt nagu kergem koolis käia, mitte Elvast tulla iga hommik ja ummikud ja blablabla midagi ennast. Nii et mina ja see sõbranna otsustasimegi, et me tuleme aastavahetuseks Tartusse ja me saame ööseks minu korterisse jääda. Ja see, mis me nagu õhtul teeme, oli veel suht lahtine. Siis aastavahetus selgus, et ta leidis mingi sõbra vist, kelle poole me saame minna, et seal olid mingid, ma ei tea, tema mingid tuttavad, mingid poisid. Õhtu alguses me lihtsalt istusime seal, vaatasime tujurikkujat, midagi väga ei teinud. Ja kui hakkas kesköö tulema, siis me läksime kõik Tartu Raekoja platsi, sellepärast seal lastakse ilutulestikku ja läksime sinna ilutulestikku vaatama. Ja aastavahetusel, nagu me oleme kõik eestlased, me teame, on ju, meil on selline komme, et tehakse lahti šampuse pudel, kui tulevad raketid ja nagu aastavahetus hakkab. Kõik avavad mingi šampuse pudeleid ja siis nagu juuakse seda veits. Ja ma saan aru, et ma olin nagu alaealine, aga ma nagu ei jäänud sellest purju, saate aru, ja ma lihtsalt nagu võtsin ka lonksu, sellepärast, et aastavahetus ma olin peaaegu 18 ja nagu ma niikuinii ei julgenud palju juua, sellepärast, et igal pool olid politseid ja ma olen näinud, kuidas politsei lihtsalt paneb nagu alakaid puhkuma, võtab nad vahele, viib nad ära, rikub nende elu ära, räägib nende vanematele, nagu seda ma ei tahtnud. Ja kui ilutulestikud said läbi, oligi meil küsimus, et mida me edasi teeme ja terve õhtu mu sõbranna rääkis, et ta tahab täiega klubbi minna. Ja mu sõbranna ise oli 18, oli aasta aega vanem kui mina, ehk tema oli 18, hakkas 19 saama, ma olin 17, hakkasin 18 saama. Ja ta tahtis täiega minna klubbi.
ja mina polnud kunagi varem, vähemalt Eestis, välismaal ma käisin sellest seal nagu modelle lihtsalt viidi välja. Jälle vanemad vaatavad, see on halvasti. Aga Eestis ma ei olnud ühtegi korda veel klubis käinud, siis ma lihtsalt ei julgenud ja lisaks Eesti klubid lihtsalt ei ole nagu seda riski väärt. Minu meelest see on nagu väga pole midagi teha. Minu meelest Eesti klubid on suht mõttetud, eriti siin Tartus on ju. Aga sõbranna tahtis täiega minna ja tal oli kaasas 2 dokumenti, 1 pass ja 1 ID-kaart. Ja mu sõbranna oli suht mitte nagu minu näoga, aga nagu me ei olnud väga erinevad. Selles mõttes, et tal olid blondid juuksed, mul olid blondid juuksed. Tal olid rohelised silmad, mul olid sinised silmad, aga kes ikka sul mingi passipildi pealt ära saab, on ju. Ja nagu... jah, need pildid polnud nagu nii erinevad, nagu me polnud nagu nii erinevad inimesed, et see poleks nagu üldse töötanud. Ja lisaks ma tundsin nagu inimesi, kes olid mingi 15 ja käisid kogu aeg oma mingi suvaka sõbranna dokumendiga klubis, samal ajal kui nendel endal olid mingid blondid juuksed ja sõbrannal olid mingid mustad juuksed ja nagu mitte kedagi lihtsalt ei kottinud sellepärast, et ausalt öeldes klubidel on lihtsalt raha vaja ja nagu keegi niikuinii käi seal väga, nii et nad lihtsalt lasevad inimesi sisse, on ju. Ja kuna mu sõbranna tahtis nii väga minna ja ma teadsin nii palju juhtumeid, kuidas inimesed lihtsalt käivad ja nagu neid lihtsalt lastakse sisse, kuigi nad on palju nooremad kui mina, nende dokument näeb täiesti nagu teistsugune välja, et ikkagi lastakse sisse, nii ma lihtsalt lõpuks olin nõus, ma olin okei, davai, lähme klubi, on ju. Ja ma ei tea, kas see on hea, et ma mainin selle klubi nime, vahet pole, see klubi pandi niikuinii kinni. Aga Tartus kõikidest klubidest nagu kõige nõvedam tollel ajal oli CT ehk Club Tallinn. Ja siis me mõtlesimegi, et kuna CT on kõige mõttetum klubi, siis sinna ikka lastakse sisse, kes sinna ikka minna tahab, on ju. Ja siis me nagu läksimegi üle Emajõe, CT on seal suht lähedal, on ju, ja nagu aastavahetusel ikka tegelikult oli päris suur järjekord. Ja siis me otsustasimegi niimoodi, et mina lähen ees, sellepärast, et kui midagi juhtub, siis sõbranna nagu näeb, et ta ei ole nagu üksinda sees, on ju, ja siis sõbranna koos oma sõbraga on nagu paar inimest tagapool, siis ma ei pea neid sees kaua ootama, aga samas, kui tuleb 2 samanimelist dokumenti järjest, see on suht kahtlane, nii et sellepärast me jätsime paari inimest vahele ja mõtlesime, et see nagu plaan võiks töötada, on ju. Ja siis ma seisin seal järjekorras, ma olin mingi mega närvis, sellepärast, et ma pole kunagi midagi sellist teinud, ma ei julge, ma kartsin nii väga ja ma isegi ei tahtnud sinna gruppi väga minna. Ma ootasin seal järjekorras päris tükk aega ja lõpuks jõudis minu kord kätte. Ja ukse peal seisis 2 turvameest ja üks nendest võttis minu sõbranna siis passi ja võttis selle kätte ja vaatas seda passi, vaatas mulle otsa, vaatas passi, vaatas mulle otsa ja siis ütles mulle, et kas saaksid palun minuga tulla? Mida sa teeksid sellise olukorras? Ütle mulle allkommentaaris, mida sa teeksid, kui sa annaksid oma sõbranna passi, turvamees vaataks seda, saaks aru, et see ilmselgelt ei ole sama inimene. Ja siis ütleks sulle, et nagu tule kaasa, kas sa läheksid temaga kaasa? Iga normaalne inimene lihtsalt nagu jookseks ära. Aga mina ütlesin talle, okei. Sest ma ei loll, ma ei kujuta ette, mida ma võisin mõelda. Ma ei tea, miks, aga ma ütlesin talle okei. Ja siis me läksime sisse ja mõtlesin, et äkki ta... ma ei tea, näitab mulle, kus on garderoob või ma ei kujuta ette, mida ma mõtlesin, aga me läksime nagu sisse, läksime garderoobist mööda, kõndisime veits seal klubi ruumides ringi ja siis ta viis mind turvatuppa. Ja siis mul oli nagu fuck. Ja turvaruumist ta vaatas seda passi uuesti ja siis küsis, et mis su nimi on. Ma ütlesin oma sõbranna nime. Küsis mu sünnipäeva. Ma ütlesin oma sõbranna sünnipäeva. Ja siis ta ütles mulle, et palun kirjuta siia oma allkiri. Ja see oli asi, mida ma polnud nagu harjutanud, sest ma ei tulnud nagu selle peale, kes nagu, miks sul peaks nagu kluppi saamiseks allkirja vaja minema, saad aru? Nii et ma sain selle paberi ja ma võtsin pastaka juba kätte ja nagu ausalt öeldes ma ei kujutanud ettegi, milline allkiri oli. Ja siis ma lõpuks ütlesingi, et sorry, tegelikult see pole minu dokument, see on mu sõbranna dokument, ma olen hetkel 17, aga ma saan juba 23 päeva pärast 18, lihtsalt please anna mulle see pass tagasi, ma lähen minema, ma ei tule enam vähemalt 23 päeva tagasi kluppi, nagu sorry, ma enam ei teeni, lihtsalt nagu täiega vabandasin, sest et nagu ma ei tahtnud seal isegi olla, ma läksin sinna ainult sellepärast, mu sõbranna käskis saate ära nagu parim sõbranna. Ja tegelikult oli nagu täiega hea sõbrannaga, lihtsalt ära nagu kuula kedagi, kes käseb sul teha midagi illegaalset, sellepärast see lihtsalt pole seda väärt. Eriti kui sa jääd vahele ja sa isegi ise ei tahtnud seda teha, saate aru. Nii et mina üritasin täiega olukorda päästa, lihtsalt vabasin seal täiega, ütlesin, ma luban, ma lähen koju ja reaalselt ma oleks lihtsalt läinud koju ära, ma olin nii kurb, ma olin nagu nii šokis. Aga seda turvameest vist absoluutselt ei huvitanud, mida ma ütlesin, sest et tal oli hoopis mulle küsimus ja see küsimus oli, et kas sa oled purjus? Ja iga normaalne inimene ütleks ei. Sest tegelikult ma ei olnud purjus, aga kuna ma olen nagu mingi mega suur põdeja ja kui mul nagu küsitakse selliseid asju, siis ma lihtsalt räägin kõik välja, siis ma ütlesingi talle, et ei, ma ei ole purjus, aga ma jõin natuke šampust. Why you so dumb? Why you so dumb? Bitch, see küsimus on ju. Ma ei tea. Aga ma ütlesin talle jah, et ma ei ole purjus,
aga ma jõin, on ju, põhimõtteliselt, et ma jõin nagu lihtsalt paar lonksu šampust. Ja selle peale see turvamees võttis telefoni, valis mingi numbri ja siis helistas kellegile, kes oli politsei, tuli pärast välja ja ütles, et tere, mul on siin turvaruumis üks täisalaealine, kes üritas kluppi fake dokumendiga sisse saada. Mul oli nagu, ma ütlesin, ma ei ole purjus, mis mõttes? Oh my god, siis ma nagu sain aru, kui tõsine see situatsioon oli, ma olin nagu täiesti kindel, et see oli nagu politseis, ma ütlesin talle, et nagu miks sa ütlesid ma purjus olen, ma ütlesin sulle, et ma ei ole purjus ja see ei ole fake dokument, vaid see on mu sõbranna dokument, seal on suur vahe, vaata seadusi, on suur vahe sees. Miks sa tegid nii? Ja see teda lihtsalt absoluutselt ei kotnud, ta lihtsalt istus seal minuga, kuni lõpuks tulid politseid kohale. Ja politseid tulid selle ruumi sisse, ma ei mäleta, kas nad isegi ütlesid mulle midagi, ma ei tea, nad lihtsalt nagu võtsid mu kaasa ja viisid mu autosse. Aastavahetuses oli hullult inimesi väljas ootamas, hullult inimesi sees. Ja lihtsalt kõik vaatasid ja ma olen nagu täiesti kindel, et nad mõtlesid, et ma olen mingi narko. Sellepärast, et nagu halvimal juhul tavaliselt, kui sa lähed kellegi dokumendiga, lihtsalt sulle öeldakse, et sorry, sa ei saa sisse, aga keegi ei hakka sulle kuradi politseid kutsuma, ma ei tea, mis probleem sellel nõvedal turval oli nagu mul siia, ma pole enam peale seda kunagi CT-sse läinud, ma pole enam seda ka CT-sse läinud, aga nagu ja see pandi kinni ka ära, aga nagu ei tea, miks on ju, see nõmedad inimesed. Anyway, politsei eskortis mind siis sealt turvaruumist läbi klubi riidehoiu, läbi selle suure järjekorra, mis seal ees oli autosse ja see auto nagu seisis täpselt klubi ees. Ja siis nad lihtsalt nagu ajasid mingi paberi asju, seal kirjutasid midagi ja siis ma nagu küsisin neilt, et nagu nad ei ütle mulle mitte midagi, siis ma küsisingi neilt, et mis saab, et nagu seletasin neile uuesti, et see on lihtsalt nagu mu sõbranna dokument, ma väga vabandan, ma saan ise kohe 18, ma pole kunagi midagi varem sellist teinud, ma luban, ma ei ole purjus on ja need 2 politseinikut isegi ei vasta mulle, nad ignoreerisid mind terve aeg ja mul oli nagu okei, mul pole vist mõtet nendega rääkida. Ja siis ma passisin selle autos juba päris kaua ja mu sõbranna oli nagu õues, vaata, ta nägi seda kõike pealt ja siis ta tuli auto ukse juurde, sellepärast, et seal oli tema pass ja tahtis teada, mis toimub. Ja ta koputas selle ukse peale ja politsei tegi ukse lahti ja hakkas seda sõimama, et sa ei katsu seda, see on politsei vara, mine minema. Ja siis ta oli nagu vabandust, see on minu pass, nagu palun andke andeks, ja vabandas ka selle politseid absoluutselt ei kotti, tõmbasid ukse kinni, on ju. Ja siis ma lihtsalt istusin seal autos, politsei ajas oma mingi paberi asju ja samal ajal nad lasid ülikõvasti mingit metallikat või ma ei tea, mingit sellist nagu hard rock, halleluja, mingit taulu. Ma lihtsalt istusin ja ma nagu, oh my god, mis saab? Mu vanemad lihtsalt tapavad ma ära. Ja siis mingi aja, mis tundus mulle terve igavik, aga arvatavasti oli mingi 15-20 minutit möödudes, politsei ütles mulle, et okei, paneme su puhuma ja vaatame, kui purjus sa oled. Ja ma oli nagu, ma ei ole purjus, come on. Ja ma puhkusin ja guess what, bitch? Ma polnud purjus. Ei. In your face. Ja siis tuli välja, et ma pole purjus. Ja siis istusime seal autos edasi, ma ikka veel ei teadnud, mis saab. Ma arvan, mingi 5-10 minutit ikka veel läks, nad ikkagi ajasid paberi asju ja siis lõpuks politsei rääkis minuga, ütlesid, et okei, lugu on nüüd selline, et sa tulid sõbranna dokumendiga kluppi, panime sind puhkuma ja sa pole purjus. Ja sellel põhjusel me viiksin lihtsalt koju ära. Et me ei tee sulle mingit trahvi ega mitte midagi, lihtsalt sellepärast, et sa pole purjus. Ja me lihtsalt viime sind koju ära, et nagu ütle, kus sa elad. Ja ma ütlesin neile, et ma elan Elvas ja nagu Elvas on päris pikk maa, on ju. Aga mul on ka Tartus korter, et mul vanemad on Elvas, aga Tartus on mul korter, kuhu saab mind viia, et kui nad oleksid nagu nõus, siis äkki nagu Tartusse saaks rutem on ju viia kui mingi Elvasse. Ja ma arvan, et ainult sellepärast, et Elvasse nad oleks pidanud nii pikalt nagu edasi-tagasi sõitma, olid nad nõus mind Tartusse korterisse ära viima. Nii nad lihtsalt viisidki mind koju ära, nagu Tartu korterisse. Andsid mulle mu sõbranna passi tagasi ja ütlesid mulle, et ära lihtsalt enam nii tee ja ära täna enam mitte kuskile mine. Ja mul oli nagu okei, nagu ma olen nõus, ma ei taha enam mitte kuskile minna. Ja asi oli selles, et nagu okei, politsei oli mind koju ära saatnud, aga nagu ma ei olnud kindla, kuidas need asjad toimivad. Ehk ma kartsin, et äkki mul tuleb ikkagi koju vanematele mingi teavitus sellest, et tegelikult mind peeti kinni ja nagu pandi puhkuma ja nad ju täitsid mingeid pabereid täiega pikalt ja siis ma kartsingi, et äkki nad täitsid mingi ankeedi, mis nad saadavad koju vanematele, sest ma olen ikkagi alaealine. Ja sellepärast ma käskisin oma väiksel vennal mingi pool aastat, ma arvan, iga jumala päev postkasti kontrollida, kui ma ise kodus ei olnud, sellepärast et ma nagu enamus ajast ikkagi elasin Tartus. Siis ma käisin siin koolis, mul oli nagu elu siin, on ju. Sellepärast ma ei saanud ise postkasti kontrollida ja siis ma iga päev helistasingi koju oma väiksele vennale, et ta kontrolliks postkasti, et jumala eest mu vanemad seda teavitust ei saaks, aga õnneks sellist teavitust ei tulnudki ja kõik läks hästi ja mu vanemad ei teadnudki sellest mitte midagi kuni vist siiani, sellepärast et on suur tõenäosus, et nad näevad seda videot. Lihtsalt please pane thumbs up ja nagu jaga seda kuskil, et nagu ma ei tea, ma kuidagi olemist paremaks teha. Aga selline oligi siis see lugu sellest, kuidas ma läksin aastavahetusel sõbranna dokumendiga kluppi, kuidas ma politsei järele kutsuti ja kuidas mind süüdistati purjus olemises, kui ma seda isegi ei olnud nõmeda turvamehe poolt. Ja
see oli vist kõige nõmedam aastavahetus möödunud. Ma ei teagi, mida öelda selle video lõppu. Ma kindlasti ei promo mingi alaealiste alkoholi tarbimist, kindlasti mitte. Ma olin nagu peaaegu 18, nagu 23 päeva siia-sinna nagu seadusega. Jah, see loeb, aga kui sa mõtled nagu, et kas ma oleks kuidagi nagu täiskasvanulikum selle 23 päeva pärast, kas ma oleks kuidagi targem, teaksin kuidagi paremaid viise, kuidas käituda, ei. Sellepärast ma nagu mõtlesingi, et see pole nagu big deal, aga nagu ma ei promo kindlasti alaealiste alkoholi tarbimist, sest nagu isegi kui ma võtsin paar lonksu šampust, ma ei olnud purjus, ma ei promo alaealiste klubbi minemist. Sa nägid, mis minuga juhtus, igaks üks ära tee seda, see pole üldse seda väärt, nagu ma ütlesin, Eesti klubid on jumala mõttetud ja nüüd, kui ma olen täiskasvanud, ma isegi ei käi nendes sellepärast, et ei, mulle ei meeldi. Aga jah, selline oligi minu story time. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up ja kui sa ei ole veel subscribe'itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda, sest mul on veel täiega hulla story time ja üldse igast videoid, mida ma võin teha. Kui teil on mulle mingid video request'id, jätke kõik alla kommentaarides, mul on alati kõik kommentaarid läbi ja kui kellelgi on nagu normaalseid request'id, siis ma alati võtan selle nagu endale teadmiseks. Ja kui sa tahad mind kuskil sotsiaalmeedias folloda, siis ma olen igal pool Teanoop, Teanoop ja sa võid seda teha Instagramis, Twitteris, Tumblris, Snapchatis või Facebookis. Kas meil on midagi vahele? Tumblris, ma ei tea. Veel mainin ära, et mul ei ole Tinderit. Keegi tegi mulle fake Tinderi kasutaja ja täna on, ma ei teagi, mis kuupäev täna täpselt on, 26. 7. Kui tänase päeva õhtuks pole seda maha võetud, siis Teana pöördub ise politsei poole. Mul ei ole Tinderit, kui sa oled Tinderist kellegagi rääkinud. See ei ole mina, keegi ütleb, et on Teana, kasutab minu pilte, minu vanust. Bitch. Ei, mul ei ole Tinderit ja ma ei plaani ka seda teha, nii et kui sa oled seal minuga rääkinud, sa ei ole. Repordi see inimene, blokida ära, sõimata läbi. Et ta rohkem nii ei teeks, on ju. Aga kui sa tahad päris minuga rääkida, siis kõik minu päris sotsiaalmeediate lingid ja kasutajad on all video descriptionis, nagu ma ütlesin. Aga ma arvan, ma lõpetan selle video nüüd ära. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Ciao!